Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on mehe iseloom. See on nüüd nendele naistele, nendele vaatajatele, kellel siis on olemas juba nii-öelda meesterahvas, kellega käite kohtingutel või kellega juba saate aeg-ajalt kokku, aga te ei ela koos. Et see ei ole nendele, kes elavad juba oma partneriga koos, see ei ole nendele. See on just nendele naistele, kes ei ela koos, kes aeg-ajalt saavad kokku oma tuttavaga, onju. Et see on nagu nendele. Nii. Vaatame siis selle mehe positiivsed ja negatiivsed omadused. Vaatame kõigepealt see mees. Mõelge nüüd selle mehe peale. Ja selle mehe positiivsed omadused, vaatame, mis on. Kellega te tutvumas käite, kohtingul käite, selle mehe positiivsed omadused. Vaatame, mis on. Selle mehe positiivsed omadused. No ma ei ütleks, et need on positiivsed. Siin üks nendest on, aga ma ei tea, miks ta vastab küsimusele, et positiivsed. Võib-olla see mees arvab, et tema jaoks on need ja vaatame mehe vaatenurgast, sest tema ju räägib meile oma lugu, on ju, oma iseloomust, selge. Mees arvab, et tema jaoks on need head iseloomuomadused, kui tema on inimene, kes on suhteliselt enesesse tõmbunud, kes hoiab väga raha, kes võib olla ka rahaahne. Samas ta on ka tohutult armukade, ta on väga kontrollija mees. Ta ei pruugi teile oma tunnetest rääkida, ta väga palju varjab enda sees asju. Tema arvab, et see on positiivne omadus. Veel arvab ta, et on hea omadus, kui ta nagu kaua mõtleb või valib mingite olukordade vahel, kus peab otsustama, et näiteks kuhu kolida, missugune elukoht valida. Võib-olla ta selles mõttes arvab, et see on hea, et ma ei tee kohe ruttu valikut ära, vaid ma tükk aega kaalun. Emba-kumba ma siis valin, kas selle töökoha tolle või siis kas see maja või too maja, kas see riik või too riik, on ju. Et võib-olla selles mõttes on hea, et ma ei tee kohe valikuid, ma tükk aega kaalun enne, kui ma teen otsuse. Siis ta ütleb, ma olen selline, kes võib olla suhteliselt sõjakas. Et igaüks ei saa mulle nii-öelda midagi halba teha, et ma võin kohe vastu hakata, ka sõnade või tegudega. Et ma ei ole mingi nõrk mees. Nii, mis on veel tema positiivsed omadused? Siiski südamlikkus. Ta ei ole päris südametu inimene, aga tal on ka mingid sest ta on mingi oma õppetunni saanud. Ja ta hoiab sellest valust kinni. Ta hoiab valust kinni, tal on mingi vana mälestus. Millegipärast arvab, et see on positiivne omadus, kui ta hoiab seda valu kinni, võib-olla sellepärast, et endale meelde tuletada, et armastus alati ei ole kõige turvalisem. Kuigi ta on inimene, kes suudab armastada ja veel ütleb, et ma olen inimene, kes transformeerub. Et see on mu positiivne omadus. Ma suudan olukordadega kohaneda. Ma suudan minna muutusesse. Ma ei ole jäik inimene. Ma suudan minna muutustesse. Nii, veel sinu positiivsed iseloomuomadused. Jah, me peame vaatama nii, nagu tema neid näeb, mitte nii, nagu meie näeme. Nii, veel ta räägib, et tema on inimene, kes suudab üldse olukorda ja elu hoida oma kontrolli all. Talle väga meeldivad sellised ilusad naised, blondid naised näiteks, siuksed rinnakad naised, ilusad siuksed liivakella kujuga. Talle väga meeldivad naised, aga samas talle meeldivad ka naised, kes on siukesed hästi tulise verega, kes on keevalised, kes ei ole lihtsalt mingid rahulikud, vaid kes on sellised kohe nagu keevaverelised. Vot sellised naised talle meeldivad hullult. Talle meeldivad naised, ma saan aru, jah. Nii, mis siis veel on sinu arvates sinu positiivsed iseloomuomadused? See, et ta on mingites oma hirmudes kinni.
et alati ma võib-olla ei taha kõike näha, mis mu ümber toimub. Võib-olla ei olegi hea, kui ma alati kõigest tean ja kõigest teada saan. Et mõnikord on see hirmul olek isegi võib-olla hea. Siis ütleb, et ma olen väga hea töötegija. Kui ma midagi teen, ma teen selle töö korralikult ja kvaliteetselt lõpuni, ükskõik mis töö see on. Ja ma olen siiski päikseline ja soe inimene, ma olen rõõmus inimene, kes armastab ka nalja ja naeru. Nii. Missugused on sinu positiivsed iseloomuomadused? See, et oma käitumises ma võin kanda väga suuri koormaid, ma võin võtta oma tegevustes väga suure vastutuse, väga suured asjad. Et näiteks kui mõni teeb seal, ütleme, et kodus aitab natukene, siis mina teen väga palju suure töö ära. Ma võin võtta ka teiste töö enda õlule. Et nii kaua, kui ma kannatan, ma kannatan väga suurt töökoormust. Ma olen, kuidas ma ütlen, ma olen ikkagi armastav ja südamlik meesterahvas, vähemalt ma ise arvan niimoodi. Ja ma olen avatud nagu uutele võimalustele. Ma püüan näha uusi võimalusi, isegi seal, kus teised ei näe. Nii, see on siis see, kuidas tema räägib, mis on tema positiivsed omadused, jah. Sest tema jaoks on need positiivsed omadused. Vahet ei ole, kuidas meie seda näeme. Aga tema jaoks kõik see, mis ma üles loetlesin, on positiivne. Ja nüüd vaatame siis tema, missugused on sinu negatiivsed iseloomuomadused. Missugused on sinu negatiivsed iseloomuomadused? Räägi meile. Uuesti ta räägib, et ma võin väga palju teha tööd, hästi korralikud lausa, ütleme detailideni välja. Mul on see nii tugevalt veres, sest ma tahan, et kvaliteet oleks hästi hea, eriti kui see puudutab kodu, kus ma elan. See peab olema kõik väga hästi, kas korras või et võib-olla see ongi minu negatiivne osa, et ma tahan nagu ülipuhtust või ülikorralikkust, asjad peavad olema täpselt reastatud. Ja kui ma nagu midagi remondin, ma teen selle absoluutselt nagu, nii kvaliteetselt kui võimalik on ju. Et see on nagu minu negatiivne osa. Et ma ei kannata, kui keegi nagu teeb nagu üle jala mingit tööd, siis ma saan aru vihaseks. Mis on veel sinu negatiivne iseloomuomadus, kuidas sina seda näed? Ma näen tihtipeale läbi, et miks see mu negatiivne omadus on. Mul on tihtipeale hea tajumine, kui inimene mulle valetab. Ma kohe tajun ära, kui inimene ei räägi mulle tõtt, kui ta ei ole minuga aus. Võib-olla sellepärast on see negatiivne, et ma saan aru, kus on vale. Et mõnikord öeldakse, et rumal on hea olla, sest sa ei tea alati tõtt, on ju. Magad ka paremini, on ju. Aga minu puhul on see negatiivne, sest ma näen vale läbi. Ma ei suuda elada inimesega, kes mulle valetab. Ma ei tea, miks ta arvab, et see on siis negatiivne. Võib-olla see on tema jaoks natukene koormav, kui ta näeb nagu tõde läbi, sest raske on elada, kui sa näed kohe läbi, kas inimene valetab või mitte, on ju. Nii. Mis on veel sinu negatiivsed omadused, nagu sina neid näed? Et kui minul kellegagi mingi koostöö ei suju, isegi kui need on suhted, siis ükskõik kui palju ka ma nagu prooviks ja üritaks, siis ma lõpuks lähen minema sellest suhtest. Või on töökoht selline, kui inimesed ei suuda minuga koostööd teha, kui ma ütlen, et palun tehke niimoodi ja nad ei tee ja nende kvaliteet on halb, on ju. Või mina pean mingite viletsate tööriistade masinatega, nemad tahavad head tööd, on ju, aga mina ei saa sihukeste masinatega head tööd teha, on ju. Ütleme näiteks, et sõidan autoga, aga auto seal ei ole enam pidureid ja ma ei tea, mis seal veel kõik ei tööta, on ju. Et siis ma lihtsalt lähen sellest töökohast ära. Ma ei suuda olla kohas, kus kuskil midagi logiseb. Olgu see suhe, olgu see ükskõik, isegi kui see on toit, on ju. Ma lihtsalt ei suuda sihukeses kohas olla. Sest mulle meeldib asju parandada ja ma näen, et see on minu negatiivne külg. Ma ei suuda olla kohas, kus ma nagu näen vigasid. Siis ma lähen lihtsalt sealt ära. Ma ei suuda, see on minu negatiivne omadus.
mis veel on su negatiivne omadus? Et ma olen teinekord väga kallutatud emotsioonidesse. Ma võin tunduda rahulik, sihuke stabiilne kulgeja, aga kui mul see tuli üles lööb, ka armastuses, siis ma võin mõne inimese täitsa ära ehmatada oma tulisusega, sest see tuli lööb nii äkki minus lõkkele, et mul on teinekord raske oma emotsioone ja võib-olla ka oma tegusid nagu vaos hoida ja kellele see nagu kõige rohkem ehmatavam on siis sinu sihuke käitumine. Eriti just naistele, eriti veel, kui nad on ka sihukeses tuleenergias, nad on siuksed hästi tulised, nad on hästi emotsionaalsed, kirglikud, ütleme isegi kui ka siuksed tulised, nad võivad mul näiteks vastu hakata või kui nad mind kuidagi ajavad nagu selle tule ülesse, siis ma võin täiesti nende jaoks tohutu äkki reageerida ja see on minu nagu negatiivsus. Et ma ei suuda ennast vaos hoida, ma tundun rahulik, aga see on nagu petlik rahu, sest ma ei suuda seda tuld endast taltsutada. Kui see puudutab naisi, kui see puudutab armastust ja kirge. Veel sinu negatiivsed omadused. Vahest ma tunnen, et ma tahaks üldse naistest puhata. Sest vahepealt terve nagu, et nii paljud naised tahavad minuga suhelda, et ma lihtsalt väsin sellest ära. Ma vahepeal ei taha mitte ühtegi naist näha. Ma tahaks nagu täitsa võtta pausi, et teha pausi nagu naistest, sest teinekord nad lihtsalt nagu nii palju ründavad mind, sest ma meeldin neile, aga ma väsin nendest ära, sest kui nad ei ole minu inimesed, kui ma nagu, mul ei ole nende vastu tundeid, siis ma ei suuda nagu seda kõike nagu taluda. Teinekord on naisi liiga palju minu jaoks. Ma mõjun neile nagu nii külgetõmbavalt, et see võtab minult nagu viimse energia lõpuks ära. Sest naised, kes ikka väga tunnetega mulle peale tulevad, nad võtavad mul nagu viimase jõu ära. Nii. Et liiga ilus ja liiga külgetõmbav ei ole ka hea olla. Ütleb ta, see on ka minu negatiivne olemus, et ma olen liiga ilus ja see on minu nuhtlus. Nii, mis veel on sinu negatiivne iseloomu omadus üldse? Et ma tahan inimesi aidata, kui keegi abi palub, aga ma nagu ei mõtle nagu tagajärgedele. Et kui palju see võtab minult energiat. Kas siis pärast tahab keegi minult vastu saada, et kui mina annan nagu, siin on karikate kuus, siin ei ole müntide kuus. Ikkagi selles mõttes, et ma lähen nagu hästi nagu närvi, kui ütleme ka, kui keegi kallis inimene minu elus lahkub, on ju. Kui see veel on minu hästi nagu pereinimene, kui ta on minu sugulane või minu nagu siukene hästi, ütleme sugulasing, on ju. Ja kui ta kuidagi lahkub minu elust, siis ma olen väga kaua sellises negatiivses foonis, ma väga kaua nagu oma mõtetes olen temas kinni, ma ei suuda teda lahti lasta, ma nutan teda kaua taga, on ju, sest ta on minule tähtis inimene. Kas ta on päriselt mu perekonnast või on lihtsalt minu jaoks nagu perekond ei ole tähtis, ma väga kaua nutan tema nagu lahkumist taga. Ta võib olla elus, ta võib minna kuskile mujale, aga minu jaoks on ta justkui surnud ja ma nagu hästi tugevat leinan. Ma üldse sellised väga lähedaste inimesti, kas üldse minu elust lahkumisi või minu elust niisama eemaldumisi, ma elan neid väga raskelt üle. See on minu negatiivne omadus. Ja ma ei oska nagu hoida tasakaalu ka elus, et ma ei oska hoida nagu piiri, ma võtan nagu kõik need raskused nagu endale, ma kannan kogu seda raskust, nii et ma vaevu püsin jalgade peal, on ju.
aga ma peaks suutma hoida tasakaalu ka tavaliste igapäevategude vahel, on ju, et võib-olla mõned kohustused anda kellelegi teisele, et kõik oleks nagu tasakaalus. Ei, ma ei oska seda. Et mul puudub oskus nagu jagada vastutust ka teistega. Ma pigem ise võtan tohutu vastutuse, nii et ma lihtsalt põlved nõtkuvad selle raskuse all, kui et ma annan selle kellelegi teisele nagu osakasvu, et ma ei oska seda. Ma ei oska hoida tasakaalu oma elus. Ma lähen kogu aeg nagu ühest äärmusest teise, ma võtan enda kanda väga suured kohustused või väga suure vastutuse. Ja see on nagu minu negatiivne omadus. Selle mehe tõeline käitumine, kui olete kahekesi. Selle mehe tõeline käitumine, kui olete kahekesi. Kuidas see mees teiega käitub, kui te olete ainult kahekesi? Kuidas see mees teiega siis käitub? No mina näen siin sellist pilti, et kui te jääte selle mehega kahekesi, siis jääda lootma, et ta on džentelmen, on ju. Et sellele lootma jääda ei saa. Ta üritab küll algul olla nagu hästi korralik teiega, hästi ausalt teiega käituda, aga ta ei suuda jääda tasakaaluks, sellepärast et teie olemus, teie naiselikkus, teie varjatud naiselikkus, see tõmbab selle mehe tohutult käima. Ja ta lihtsalt ei suuda sellele tõmbele nagu vastu panna, ta läheb muutusesse